Kehakaalu langetuseks, kas meil on vaja treenida kodus või jõusaalis? Mina olen Monika Kahro, sinu toitumisnõustaja personaaltreener ja alustajana ja keskmise treenijana tegelikult ei ole vahet. Ma olen saanud fantastilisi tulemusi nii iseendalt kui ka tüdrukutel, nii kodus kui jõusaalis. Oluline on, et me teeme jõutreeningut hingega. Tasuks teha 4-6 nädalat ühte ja sama süsteemi. Jah, see tundub igav, ma teen seda ühte ja sama harjutust, aga nii sa saad olla kindel, et su tehnika on suurepärane, et sa lisad piisavalt raskuseid ja sa näed, kas see toimib. Sest kui me teeme siuh-sjauh erinevaid asju, jah, liikuvus paraneb, enesetunne paraneb, aga kui me räägime sellest lihasmassi vormist, naiselikust rühist, seksikast kehast ja näha, et keha muutub tihkemaks, toniseeritumaks, tugevamaks ja kas pealt rasv ka põleb õige toitumisega, siis selleks tasub teha 3 jõutrenni esialgu, kas kodus või jõusaalis, otseselt alustajana ei ole vahet. Ja kui on küsimusi, ma olen sinu jaoks alati olemas. Edasijõudnuna jah, meil võiks olla suuremad raskused. Jõusaalis on võimalus tõmmata suuremaid raskuseid, kasutada suuremaid masinaid. Aga kui me räägime alustaja treenijast või keskmisest treenijast, ma soovin pisut vägevamat vormi luua, aga mul ei ole aega ega hetkel minna võimalust jõusaali, siis saab ka suurepäraselt kodus jõutreeningut tehtud. Nagu ma ütlesin, alusta lihtsalt 3 jõutreeningut, näiteks esmaspäev, kolmapäev, reede. Näiteks, kas siis terve keha, põhiharjutused, jah, sa teed 6 aega ühte ja sama asja, aga kui võimalus, kasutad treeningkumme, kasutad näiteks hantleid, kettaid, kange või võtad kas või väikse lapse endale sülle või miks mitte väikse koerakese, lisad raskust, on ju. Kui sul on sellega abi vaja, mina saan sind absoluutselt aidata, mine vaata meie kodulehele, aga meie kõigi sees on olemas tegelikult ka kerge teadmine, nii et vägevat edu sulle, kui on abi vaja, olen olemas, kui ei. 3 jõutreeningut alustajana, sa saad suurepärased tulemused nii kodus kui jõusaalis. Jätka samat süsteemi, keskendu tehnikale, vajadusel saada mulle video, vaatame koos üle. Ja tegelikult, kui meil on toitumine korras ja jõutrenn korras, sa näed 5 päeva pealt, kas asi toimib. Jah, üleöö me ei saavuta väga suuri muutuseid, küll aga me saame hinnata kaalupildi ja ümbermõõdu järgi, kas see toimib. Kui on väike muutus juba positiivsuse suunas, sa jätkad, sa teed edasi. Aga üks pidupäev nädalas, söö, joo, tee mida iganes sa soovid, see tegelikult paneb sul tulemused veelgi fantastilisemalt särama. Sest siis kaob ära see hirm, et mis siis, kui üks hetk ma enam ei saa toitumist korralikult jälgida. See läks nüüd küll teemast kõrvale, aga see on väga oluline. 80% sinu kehakaalu langetusest, keha koostise muutmisest on toitumine, on ju. Aga jah, jõutreeningud 3 korda nädalas, üks pidupäev, toitumine hästi. Ja vägevad tulemused, näed 5 päevaga juba kerget muutust. Abi on vaja, olen olemas, vägevaid treeninguid sulle ja fantastilisi tulemusi.